No nii, lõpuks on toimunud suured arengud, võib öelda, et lagi on praktiliselt valmis. Väike heads up, see video siin, või no ma ei tea, kas see on uus video või ta on mingi teise video keskelt kusagilt jookseb. Aga see igatahes, mis nüüd edasi tuleb, see on filmitud mitte GoPro'ga nagu kõik varasem, vaid Osmo Action 3-ga. Nii et vaatame, kas selle pilt on parem ja heli kvaliteetsem kui GoPro'l. Aga mis ma siis vahepeal teinud olen? Lõpuks ma võin öelda, see poiss siin, Kubu, on laes ja lagi on valmis. Või noh, lagi on vaja veel ühe korra kruntida koos selle sama kupatusega siin. Ja siis läheb kõik selle uhke Eskaro laevärvi alla. Miks ma valisin selle laevärvi? See on sellepärast, et selle laevärviga ma olen varasemalt värvinud ja see laevärv on ilus, puhas, valge ja kuivab ilma triipudeta, mis on kõige olulisem. Aga mis me täna teeme või mis mina täna kavatsen teha, on lihvida siis see ilusaks. Siia on vaja üks kiht vähemalt pahtlit veel peale panna. Seejärel võtame ette selle ja teeme selle nurga korda, et ma saaks kõik selle, ma ei saa öelda pasa, kapi toimetada siis siia nurka, sellepärast, et saab rohkem ruumi ja siis lõpuks saab need ilusad poisid põrandale panna. Sest et see, ma ei olegi näidanud teile, see imeline asi siin maksis 55 eurot ruutmeeter ja see kõik kokku siin mu selja taga maksis 1500 eurot. Valus, sest et see läheb ainult poolde korterisse. Võt, aga ma panen teid pähe, võib-olla panen GoPro timelapsi tegema ja saate mõlemat nurka korraga näha. Eks seda näitab aeg, aga alustame siis kõige tähtsamate asjadega ja selleks on sprei värvimine ja mis ma sprei värvinud on need samad kaks rõvedust siin üleval nurgas. Miks ma nüüd rulliga värvi, sellepärast, et seda sama sprei värvi ma kasutasin eelmises korteris, kus ma elasin ja ma värvisin üle kõik põrandaliistud, kõik lülitid ja sellest on möödas juba mingi 2 aastat ja see värv on endiselt ideaalne. Ja üks muudatus, mis ma veel siin tegin, see lüliti siin oli muidu siin, ehk siis ta oli nagu niipidi. Pahteldasin siledaks, tegin uue augu ja tõstsin nad püsti. Seda selleks, et ma saaks seda ülemist osa nihutada uksepiidaga tasa, ehk siis ma kaotan ära selle debiilse mingi 10 sentimeetrit. Saan kapi sügavamaks ja see loob omakorda selle, et ma saan ka siia panna normaalse laiusega riidepuud ja riided rippuma, tuues mulle juurde kapi pinda, sest praegu seisuga olid siin mõttetud riiulid, mida mitte keegi nähtavasti mitte kunagi kasuta. Aga sprei värv sinna nurka ja need lülitid valgeks. Ma ei tea, kas ma olen teile rääkinud, mis asju ma üldse kasutan, aga kruntvärviks või alusvärviks on siis Eskaro Flat, mis on ka netist lugedes üsna kiidetud värv. See läheb siis mulle siia seina, lakke, seina, igal poole kruntvärviks. Ja kui me jõuame siis nagu ülemiste värvideni või pealisvärvini, siis ma näitan teile täpselt, mis värvi ma kasutan. Aga mis siin muud, kui võõpame selle ka ära. kruntvärviga natukene kitsas käes.
ma ei olnud kindel, kui palju seda kulub. Tuleb välja, et seda kulub tegelikult üsna palju. Nii. No, ja kui ma niimoodi värvin ja plätserdan, siis seda kulubki palju. Ma ei tea, millal see köök tuleb, ma küsisin täpselt, nad ei oska mulle öelda. Täna on 12. august. Köögi mõõdistaja, kui ma ei eksi, käis augusti 1. nädal, ehk siis tegelikult peaks olema suht kiire sellega. Nii. Aga võt, nii see käib. Veedad siin aega, värvid, räägid oma ette. Elu on suht veider. Aga noh, vahest peab ka kõige targematega rääkima. Ühes varasemas episoodis ma rääkisin sellest, kuidas siin on need vanad aknad, mingid Skandinaavia stiilis paketid, mis tuleks teha ilusaks ja korda. Praegu need on sellised, mitte kõige paremad. Aga mul oli vaja teada seda, mis tooni ma need teen. Nüüd on teada, see siin on parkett ja see aknalaud peaks tulevikus olema sellega suht sarnast tooni, mis tähendab seda, et kõigepealt lihvime selle laki siit pealt maha, mis siin on, ja siis proovime õlitada Osmo valge vahaõliga ja vaatame, kas see tulemus on sarnane, nagu see parkett siin on. Kuna eile sai nähtud palju vaeva, aga Reelika nägi hästi palju vaeva sellega, et need aknalauad ilusti puhtaks saada, siis me täna otsustasime, et kuna eile meil läks mingi 4 liivapaberit, mis on mingi 5 euri tükk või tükk, 5 euri 5 tükki, umbes 1 euro tükk, et puhtaks saada see aknalaud ja see ukseraam või ukseraam, aknaraam ja mitte midagi muud, siis ma täna otsustasin, et ma ostan endale sellise asja nagu laki eemaldi, maksis 13 eurot lätikeelset juhendit lugeda. Ma ei oska eestikeelset juhendit siin peal ei ole, ma ei tea, kuidas nad müüvad seda. Aga see peaks võtma kõik asjad maha ja seal juures klaasi siis mitte rikkuma. Nii et vaatame, kui hea või halb see toode siis on. Võtame lahti selle purgi ja vaatame, mis siin purgi sees siis on. Ja siis, kui seda peale kanda, võid lahti võtta. Ja kui seda peale kanda, siis ma mõtlesin, et ma võtan pintsli ja siis rulliga hõõrume laiali. Mis on torusiilist ütleb? Torusiil on siil, kes elab torus ja Eestis on neid väga palju. Aga see on küll väga, väga mürgi naine, nii et ma endan, et ta võtab kõik selle maha ja ma loodan, et ta seda klaasi ei matista või ma ei tea mida. Aga palun. Ma arvan, et see võtab isegi suulatülkadele. Ei, mitte rulliga, vaid pintsliga kõigepealt. Kuhu siin hakkan või? Hakka siit otsast tulema, jah? Niimoodi. Teen kuiva trenni kõigepealt. Jaa, tubli. Nii. See on palju nagu õunamoos ju. See asi on siin 10 minutit peale olnud, mis ta teinud on. Mitte midagi mullitav on hakanud ainult siit, kus see äär on. Siit ta tuleb maha. Nii et ma ei tea, võib-olla oleks pidanud 13 euro asemel ostma selle Eesti oma, mis maksis 28 eurot. Aga ma ei tea, paneme juurde, natuke võib-olla karestame selle klotsiga ja vaatame uuesti. See on siin peal teine kiht ja ta on olnud siin peal umbes, ma ei tea, pool tundi.
tuleb ära, aga ma ei tea, kas see on kõik või, sest siin on nagu valge. Aga võib-olla... Tervitan sind jälle, kes ei tööta, see ei söö. Lämmustelt saame kiita, õissad saa. See, mis eile tehtud sai, on siin see uus uhke kipsiluuk, mis tuleb veel korra pahteldada. Aga päris hea.